Kai! No tere! Rõõm näha, et tulid, aitäh sulle. Rõõm näha! Tere, tere! 10. episood, ma ei tea, mul on selline ärevus sees, ma ei tea, natuke nagu pablan. No miks? Ma ei tea, lähme kööki. Lähme! Peakoka tervituseks täna tuleb mõnus selline karrisiidine kreem ja metsaseene arancini. No tšeki biiti. Hops, tahab ava. Põmm, valmis. Head sõbrad, see melu ja sündmus, köögikohinad saavad teoks ainult tänu teile. Tanker, Prisma, Tartu Mill, Nõo lihatööstus, Helmans, Santa Maria, Kaluri, Knorr, Tere ja loomulikult Tehval, sina. Suured tänud ja järgmiste köögikohinateni. Aga kuna närv sisse tuleb? Närv tuleb. Tuleb välja? Kui näiteks juhtub nii, et plaanis oli õhtusöök kell 7 ja inimesed tulevad kell 6. Oot, siis on natukene vaja liigutada, aga ikkagi... Aga praegu on okei ju. Jah. Head sõbrad, tere tulemast restorani Aplaus. Köögikohinad, 10. episood. Mis siin salata, uskumatu, kuidas aeg lendab. Juba 9 külalist on ära käinud. Me oleme rääkinud väga värvikate ja ägedate kokkadega, kokkade elust, olust, igapäevatööst, kust nad inspiratsiooni saavad, kuidas nad ennast tasakaalus hoiavad. Et see kokanduse amet on muu meelest üks väga keeruline amet ja tänaseks 10. juubeli episoodiks on külla tulnud ääretult võistlusimuline, väga suure kirega köögitööd armastav Pavel Kurjanov. Teeme talle suure aplausi! Ma ei hakanud praegu ära rääkima kõiki su tiitleid. Sa oled väga paljudel võistlustel käinud, Eestit kokkade olümpial esindanud ja nii edasi, aga kui ma oleks hakanud sinu tiitleid ette lugema, siis oleks esimene plokk sellega piirdunud ja sa ei olekski sõna saanud. Vabandust. Sa oled ääretult inspireeriv inimene ja mul on hea meel sind tervitada siin Tartus. Samamoodi. Tänud, et tulid, võtsid selle aja, sest ega kui rääkida üldse kokkadega, et kuule, saame kokku või mis homme teed või ma ei tea, nädala pärast, siis kokkade graafik on väga tihe. Et kui ma näiteks küsin sult, kas järgmine nädal, kas sul oleks aega minuga lihtsalt kokku saada või mis järgmine nädal? Ei ole. Et see on selline nagu, see on amet, kus on alati midagi teha, on see siis kas uue menüü tegemine, kevadel alati, eks ju, uus menüü, sügisel uus menüü, kas catering, igapäevatöö, mis seal saab? Õhtussöögid nagu täna. Absoluutselt. Või siis lihtsalt lahendadki mõningat köögiprobleemi või mida iganes, võib-olla keegi ei jõudnud tööle ja nii edasi. See on ainult peakokkala, kui sa oled veel restorani omanik. Oi. Nii. Siis natukene rohkem mured. Täna räägimegi sinu elust kokana, et sa oled valinud sellise ameti, siis teeme võib-olla sellise tagasivaate kõigepealt, et kuidas, miks just selline amet, kas sa kaalusid mõnda muud ametit ka, oli sul laua peal näiteks, ma ei tea, et lähed juuksuriks või ehitajaks ja siis mõtlesid, ma võtan selle kokkaameti või kuidas see sinuni jõudis?
no minu lugu ei ole sellest, et ma esimene rooga tegi, kui ma oli 5-aastane, siis kui ma oli 14, ma oskasin juba kõik kastid teha ja 18 ma oli juba peakokk. Ei olnud nii. Ma lõpetasin gümnaasiumi, tahtsin juristiks saada. Väga õige. Oli väga kallis, raha polnud, ema ütles, kuule, ei saa. Ja siis hakkasin otsima eriala, mis nagu mulle sobib. Ehitaja ei meeldinud, mingi automehaanik ka. Mõtlesin, no kokandus vähemalt naistele meeldib, kui mees oskab süüa teha. Okei, ma mõtlesin, sest eelmises köögikohinas oli Merino Lastik, kes ütles ka, et tema läks kokaks õppima sellepärast, et tema oli kuulnud kuululugusid, et siis saab palju naisi. Oli see tema teooria? No jah. Kui ausalt, kui ma oli 19, ma ei osanud, no võib-olla võileib. Ma läksin Coca-Coli, kui ma oli juba 20. Okay. Ja tegelikult ma ei ole oodanud midagi, et minust saab hea kokka. Võib-olla kõik lihtsalt juhtus nii, et kui aasta pärast ma sain juba aasta kokka. No tegelikult alguses see on tihti niimoodi, kui kokkad lähevad esimesed kokkapraktikale, võib juhtuda, et kas nad jätavad seda üldse ära või huvi tuleb elu lõpuni. Absoluutselt. Mul oli praktika öörestoranis 2008. Oi, hea restoran. Roman Zašeritski. Nad oli juba kas 3 või 4 korda parim gurmerestoran Eestis. Okei, kuidas sa sinna praktikale üldse said? Ma tean, et kui sa oled nagu esimese kursuse õpilane, kas siis kuidagi tutvuste kaudu või kuidas sa sinna sattusid? Lihtsalt juhtus niimoodi. Ma mõtlesin, tahan hea restorani minna. Ja no see oli see aeg, kui Eestis tüüpiline restorani rokk oli mozzarella tomatisalat ja kõik rääkisid, vau, kui äge see rokk on. Sama ajal seal oli juba tuviminus, paltus, hidlest, foie gras, sellised asjad, mis sa kunagi ei näe. Ja köögis töötasid korraga 14 inimesed. 14 inimest köögis? Just, nendel oli Spirit Cafe ja öörestoran koos, üks köök, täiesti inspireeritav. Ja võib-olla see nagu esimene selline push, miks ma tahan üldse seda teha. Siis teine asi oli minu esimene kokkapraktika, ma läksin Taani 2010 ja see oli see aeg, millal Nomad hakkas tegema. Alustas jah seal, jah. Ja ma töötasin sama tänaval kõrval restoranis. Ühe tarniga restoran Kanal ja Taani muutus minu arvamus sellest, milline toit on, milline toidukultuur võiks olla ja kui huvitav see on tegelikult. Okei, korraks tahaks veel surkida seda poolt, et kui sa läksid restorani öö, kas sa armusid sellesse toidu valmistamisse või sellesse elustiili? Nad pakkusid mulle tööd. Ma mingi hetk töötasin natukene ja otsustasin, et ma veel õppisin Coca-Colis ja sama ajal töötasin Eesti Postis. Ja vedasid lihtsalt kirju laiali? Kui ausalt kuupalk oli vähem kui minu 3 päevad, see reede, laupäev ja pühapäev, mis ma töötasin Eesti Postis, see palk. Ja ma mõtlesin, ma vist ei lähe praegu. Eesti Postis oli ikkagi kõrge palk. Ja siis Roman ütles mulle, no sul on 2-3 aastat, kui sa ei saa hakkama, sinust kokk ei tule. Siis ma läksin Kaitsevägi, oli Jõhvis 1 aasta ja siis ma mõtlesin, ma ikkagi tahan kokkaks minna. Ma läksin tööle Ülemiste hotellis, nüüd seda ei ole, see oli lennujaama kõrval selline hotell. Ja, nüüd on see. Aga nad just ehitasid seda maja, kõik läikis, väga huvitav koht oli. Ja siis, kui Rotermann Tallinnas hakkas ehitama, esimene restoran oli Plats, seal ma sain sušepiks 24, kui ausalt väga kiire. No ikka väga kiire. Ja siis juhtus see esimene praktika, kui ma läksin kuu aja Taani Kopenhaagenisse. Kuidas selline asi on, et kui sa töötad juba, sa oled sous-chef, päris ikkagi väga hea ametikoht ja siis sa võtad sellise kuuajalise pausi, et kas sealt siis
Restoranist tõugati sind sinna või sa ise otsisid? Ja suur tänud on selline inimene nagu Veiko Trooman. Väga lahe inimene. Suured tänud, ta andis mulle seda võimalus. Me käisime ka ühe festivali, toidufestivali, seal tennisime raha, viis selle eest. Ühesõnaga, ta maksis ära kõik asjad, minu hotell, kõik asjad ja siis niimoodi ma seda sain. Ja sa ütlesid, et see siis muutis juba teistkordselt su elu kokana, et kui läksid restorani öö, siis seal midagi juhtus ja pärast veel siis tänu sellele, et sa käisid Kopenhaagenis. Mis seal siis juhtus, mis kohas sa praktikal olid? Tanis oli restoran Kanal, üks tärn. See oli äge, et ma oli ainuke praktikant, kes seal oli. Et minu põhitegevus oli hommikul, ma lõikasin liiter bronoaad šalootsiibulat, punase sibulat, mugul sibulat ja midagi veel. Ühesõnaga, sa olid sibulosakonnas? Tundi aega ja sul kõik jookseb, siis sulle tuotakse 30 kilo langustiinid. Sa paned kuumakindad 3 tükki peale, vastad, poole tundi pärast kõik vahetad ja niimoodi. Siis annatakse, ma ei tea, veel 10 kilo mingi kalad ja nagu sa terve päeva midagi teed. See oli suht äge. Eestis sa sama ajal sai ainult makrad, aga sulle tootakse neid langustiini, mis liigutavad. No. Tulid tagasi, jätkasid Veikoga, saan aru? Ja no juhtus niimoodi, nad hakkasid peakokkat otsima, sest Plats töötas 2 aastat niimoodi, et oli ainult 2 sušefi. Ja siis oli selline asi, et nad otsisid seda peakokka, oli 50 peakokka. Kandidaati. Ja. Ma mõtlen lihtsalt toome siia võrdluse tänapäeva, et kui täna nüüd panna kuulutus, et me otsime peakokka, siis mitut? No oli ajad, et vaata, kui 2013 ma võtsin Astakokka, oli ka 52 kandidaati. Nüüd tavaliselt on kuskil 7. Vaat, kus on vahed. Aga mis juhtunud on? Kus kokad kadunud on? Ma ei tea, aga juhtus nii, et ühesõnaga ma võitsin seda, aga nad ütlesid, et sa oled liiga noor poiss. Sa võitsid selle konkurssi, et saada peakokaks, aga öeldi, et sa oled liiga noor? No ausalt, mul ka eesti keel väga halb oli. Tea, praegu tuleb juba paremini välja. No natukene, jah. Aga siis ma sain aru, no mul nagu ei ole tulevikus sellest restoranis, kus ma juba kõik tegi ära, peakoka tööd mulle keegi ei anna ja juhtus nii, et Nikita Tšunihin, ta oli sama ajal sušev, ta läks Sveitsile tööle. Ja siis ta hakkasid otsima, see oli selline Eesti, Vene ja Sveitsi projekt, restoran Park, linn nimetakse Lugano, see on lõunas Sveitsis, see on Itaalia osa ja ta ütles, et ma otsin kokka. Ma seisan seal, suitsutan, ma juba 10 aastat ei suitsuta, aga ja vaatan niimoodi, kuule, ma lähen sinuga, ma ei taha siin rohkem olla. Ja siis mul oli aasta aega Sveitsis selline kogemus. Aga mis restoran see oli Sveitsis? Mis stiiliga? Itaalia? Selline Vahemere köök ja sushit kui ausalt. Väga populaarne asi seal oli sushit. Ja siis, no äge Sveitsis elada. Mis ta ei ole? Kui sul raha on. Aga seal sai ju rohkem kindlasti palka ka kui Eesti Postis. Muidugi, siis mingi hetk see väsindab ära, kui sa töötad 6 päevade järjest. Okei, võib-olla, no, sa alustad kell 10, teed lõuna, pärast sul on fiesta, aga no sa ikkagi ei saa kuskil sõita. No, ma tavaliselt spordisin või magasin neid 3 tundid. Siis tuled tagasi ja töötad. No, kuna ma oli seal ka lihaosakonna, see pärast sušev, siis mul oli palju asjad, mis ma tihti pean tegema. Kõik lähevad puhkama, mul tuleb 30 kilo kalad või veist. Ja sa pead seda kõik ette valmistada. Ja ühesõnaga ma lihtsalt, no, see on raske, kui sa nagu aasta aega töötad 6 päeva nädalas. Üks kord mul puhkus nädala aega oli, siis ma tulin siia. See on ka väga huvitav, kui sul Eestis on puhkus, sa lähed kuskil, ma ei tea, Itaaliasse.
aga Kui sa töötad see on Itaalias, nagu, siis- see on nii, ma ei tea, väga imelik, et sa lähed Eestisse, et sul on, ma ei tea, 7 päevad kõik sõbrad näha, ema, isa, teised Jaa. inimesed ja nagu plaanid ja see nagu ei ole puhkus, kui ausalt. See on, ma tulin koju No tagasi. puhkus ei ole kunagi, kui sa pead nagu tormama või sul on palju teha, siis see võtab selle rõõmu nagu ära. Et puhkus on tavaliselt see, kui ei ole mitte midagi teha, kui on natukene isegi igav või on aega, ei ole kohustusi. Siis ma aasta pärast mõtlesin, tahan Eestisse tagasi tulla ja siis nägin postituse, et Dmitri Halikov hakkas avama Kruu restoran, kuhu ma pärast läksin. Okei. Siis oli mõte, et okei, no ma paar kuud töötan ja võib-olla lähen kuskil edasi, kas Saksamaal või Sveitsis. Ja nii ma jäi seal 5 aastaks. Aga ma mõtlen, et kui sa nüüd tagasi vaatad, et see aasta aega seal Luganos tööd teha, kas sa kahetsed ka või sa said sealt ikkagi, et see, kes täna sina oled, seal on ju jupikene, eks ju, kõik need Kopenhaageni reis ja kõik need asjad, et oled sa saanud sealt midagi? Valed sammat ei olnud. Kõik, mis sa oma elus teed, see ongi sina. Absoluutselt sellega ja ma ei tea, kui ma ei ole seal käinud, seda ei juhtunud, aga noh, mulle tegelikult väga meeldib 2 asju, see on reisida ja süüa või tegemine või lihtsalt süüa. Aga no Kruus oli ka niimoodi, et 5 aastat ma seal töötasin ja Dimaga ma oli kokku leppinud niimoodi, et ma võin võistleda, et see oligi see aeg, kui ma käisin igal pool. Kõikidel Sest ta lubas mulle mine aastakog, muid asju, palun. Ta ise käis Bocuse d'Oril. Ja siis pluss mul oli niimoodi, et kõik oma puhkused ma kasutasin niimoodi, et kui näiteks ma tahan minna Münchenisse, siis ma kirjutan kõige Michelini tärni restoranidesse ja mina tahan 3 päeva olla, kas lubavad või mitte. Ja niimoodi ma tegelikult väga palju kuus oli praktikal veel käinud. Okei, et sul oli puhkus tegelikult ja sa läksid sinna, aga ja lasevad ka siis? No okei, 2 päeva sa jalutad, vaatad linna ja pärast lähed kööki, vaadad, kuidas teised kokad töötavad. Aga ikkagi lasevad siis päris lihtsasti või mis sa siis kirjutasid, kuidas sa sinna nagu, miks just sind võeti? Ma arvan, et väga paljud noored osad isegi ei vasta. No seda niikuinii. Aga sa saatsid neid meile siis ikkagi kümneid ja? Kogu aeg. Mis koht või praktika või võib-olla on see mõni inimene, kes on teinud nagu sinust nagu kõige rohkem sinu? No neid on võib-olla 3 inimesed. Üks on Roman, sest Zašerinski, ta inspireeris mind. Absoluutselt. Kõige suurem minu isa on kindlasti Dmitri Halikov, sest see mees võib-olla andis mulle nii palju võimalusi ja nii palju, põhimõtteliselt mul on puhas tema käekiri. Võib-olla lihtsalt ta praegu tegeleb muud asjaga, mina liigan edasi. Pluss on ka, see ei ole, mulle meeldib see sõna idol, võib-olla kokk, mida ma jälgin võib-olla, võib niimoodi öelda. Rasmus Kohvaet, see on restoran Geranium ja see on ainuke mees, kellel on Bocuse d'Ori hõbe, brons ja kuld. Täitsa jõhkerad. Ta 10 aastat oma elus selle jaoks pani. Bocuse d'Orile. Jah. Aga kui me oleme praegu siin Bocuse d'Ori juures, äkki sa siis teeme väikse sissevaate. Sina oled ju käinud ka Eestit esindamas. Bocuse d'Or on siis selline kokkade olümpia. Mis kogemus? Kuidas sul läks? No üldse see kokka olümpia tavainimestele, seda kuulab, see ei räägi midagi. Tegelikult ei saa aru, jah. Me saame aru, kui Erki Nool tuli olümpiavõitjaks. Kuidagi see sporti kuidagi seostad lihtsamini, aga tegelikult kokanduses on seal samasugune töö tegelikult ju tagana. Jah, kujuta ette, et sa treenid 2 aastat ja eelarve on väga suured. Aga kas sa treenid nagu, ütleme, et pilti natukene lahti maalida, kas see on nagu 3 rooga, 5 rooga, 10 rooga, sest ega sa ei tee ju tervet maailma kööki endale selgeks, vaid sa lähed väga spetsiifiliselt mingisse asja sisse. Konkurss kestab 6,5 tundi. Selle aja jooksul sa pead tegema 14 kaalarooga ja 14 liharooga. Liharoog tavaliselt serveeritakse kandikule. Siin on ka kujundajad töötavad, et see ei ole nagu ainuke sina, see on põhimõtteliselt sa ikkagi esindad riiki. Sul on väike noor komi, kes on abistaja
ja ta ei saa olla vanem kui 21. Ja sul on ka treener, coach, kes jälgib kõik sinu liigutused, tal on kõik timing, kõik 6 tundid kirjas ja ta jälgib, kas sa jõuad või sa liiga kiirustad. Ta ei tohi midagi putta või proovida, ta ainult jälgib sind. Aga rääkida ta võib sinuga, jah? Nagu suhelda? Jah. Ta võib öelda, et võta natuke maha. See ongi tema töö. Ja sama ajal see kõik toimub stadionis. Et selline mööl käib, et sa ei kuule mitte midagi. 6,5 tundi on see? Ja iga roas, kalaroas peab olema näiteks 1 proteiin ja 3 lisandid. Ja need lisandid peavad rasked olema, nad ei tohi olla nagu lihtsalt kartulipüree. Et iga lisandis peab 3 tekstuuri olema. Kartulipüree, ütleme, paneme sinna piima juurde või juurde? Ei, see on korvike, mingi kreem sees ja peale veel mingi chips. No sellepärast ma ei. Ja neid on 14 korda 14 korda kala ja 14. 72, ühesõnaga see on päris suur töö, jah. 6,5 tundi seda annab ja teha, no võib öelda, et kõik maailma koka ideid tulevad sellest konkursist. Sest see ei ole ainult söögist, see on stiilist, kultuurist, kokkatehnikad, kõige ägedad kokkatehnikad tulevad Bocuse d'Orist. Minu ettepanek oleks teha nüüd üks Bocuse d'Ori vääriline pearoog. Lähme kööki? Lähme. Pearoog on vahepeal lauda saadetud. Kuidas maitses? Väga äge. Aitäh. Seda on hea kuulda. Jäime oma vestlusega väga põneva koha peal tegelikult pooleli Bocuse d'Ori võistlustest. Ikkagi tahaks natukene minna seal süvitsi. Mina kõrvalt vaatajana, mina sind ju üüberhästi ei tunne. Me teame üksteist loomulikult, oleme kohtunud, aga mida ma sinu kohta tean, on see, et sa oled võistlushimuline. Sa oled käinud ju ka 3 korda aasta kokka võistlustel ja 3. kord siis said võidu. Ehk siis, kas ongi nii, et nüüd Bocuse d'Origa ka, et veel ei tund võit, kas sa oled sinna tagasi minemas? Ja kuidas sa sattusid sinna? Kes teab, jah. Aga tead, see võib-olla üllatab seda, see ei ole nagu väga populaarne arvamus, aga kui ausalt, kui sul on vene perekonna nimi, sa Eestis pead natukene rohkem liikuma. Ja kokkakonkursid tegelikult näitavad, kes sa oled. Sellepärast võib-olla nii palju Eesti aasta kokkad on vene perekonna nimega, sest kui sa lihtsalt oled, siis sa lähed oma restorani, teed tööd ja see on võimalus, et inimesed siin jälgivad. Võtavad sind tõsisemalt. Ja sellepärast ma olin nii palju võistelnud, sest alguses lihtsalt ma mõtlesin, ma võidan aasta kokka, ma saan mingi hea tööd ja olen oma restoranis. Kui ausalt, see on nagu heas mõttes nagu narkootik. See on hea dopamiin, et sa kogu aeg võistled, sa harjutad, näiteks võtame see Bocuse d'Ori, kui sa oled tavaline restorani peakokk, mitu rooga aastal sa mõtled välja? Pakku. 20 maksimaalselt, kevadel 10 ja sügisel umbes 10, sest sa jätad ju oma põhihitid sinna sisse, et ütleme, et kui su menüü pikkus sõltub menüü pikkusest, aga keskmiselt ta siuke 15-20 kanti on. Mingi hetk ma oli 2 restoranis peakokk, restoran Dom, mis oli Raekoja platsis ja teine oli restoran Bordeaux 3D hotellis ja üks aasta 2016 ma lugesin, mul peaaegu 100 rooga oli. Iga restoranis 4 korda ma vahetasin menüüd. Kui ma treenisin Bocuse d'Oril, ainult 1 chipsi, kõik, mis ma teen, ma alati pildistasin. Ainult 1 chipsi ma tegi 32 korda ümber. 32 versiooni 1 chipsi oli.
Okei, mis seal siis esimestega valesti oli, kui palju ta siis paremaks läks või mis sa taga ajasid? Tekstuuri, maitset, välimust? See ongi, et sa nagu otsid seda perfection. Sa ei saa nagu rahul jätta sellest, see sobib. Sa alati otsid. Ja ütleme ausalt, see kunagi ei tee sellised toidurestoranis. See on võistlustöö on ikkagi väga keeruline. Ja nagu sa maksimaalselt kõik tehnikat, mis sa oskad kasutada. Ja mulle ka meeldib, kui näiteks inimesed tulevad minu restorani ja nad isegi kokad. Ja nad istuvad ja mõtlevad, kuidas sa teda tegi. Aga mis siis juhtus, kui sa, Pavel, võitsid aasta koka tiitli? Said sa siis tõesti nagu tuntumaks, võeti sind nagu tõsisemalt, mis siis sinu elus muutus? No see ka, kuidas sa seda kasutad. Mõned aastakokad ei tee pärast mitte midagi, nendest tuleb 2 artiklit Delfis ja keegi ei mäleta, kes nad oli. Järgmine aastakokk tuleb. Siin ongi tähtis, kuidas sa seda kasutad. Ja kui mul hakkasid mingi pakkumised tulema, ma alati võtta neid vastu, ma hakkasin igal pool käima ja mingi hetk mul oli 9 riigid, kus ma oli õhtusöögid teinud. 9 erinevas riigis? Nüüd neid on juba 11. Aga see on lihtsalt, et lähed kuhugi siis riiki sellepärast, et sa... See on sama. Mingi kokk jälgib mind, siis kirjutab ja pakub tule meie juurde. Näiteks oktoobris ma oli käinud Kosovasse. Kosovas? Kas sa kunagi oli käinud Kosovas? Ei ole. Ma mõtlesin ka, et ma kunagi ei lähe. Aga reisida... Absoluutselt. Nende raha eest ja minna teha mingi tööd on suht äge ja mulle meeldib niimoodi. Võrreldes, ütleme, Eestis aastakokk ja Pokustori võistlustel olid sa 14. Jah. Kumb nagu võistlus sinu jaoks olulisem oli? Ma tean juba vastust, aga ma igaks juks küsin seda. Ja mis siis näiteks, kui sa Pokustoril ära käisid, mis siis sinuga veel juhtus? Siis veel rohkem tuntust või? No siin on, ma ei tea, siin nagu vastata, kes on tähtsam, ema või isa. Mõlemad on olulised. Et aastakokk andis esimesed sammud. See tiitel on niikuinii äge. No see on ikka väga äge selles suhtes. Aga Bocuse d'Or, põhimõtteliselt 1,5 aastat sa trennid. See nii muutub oma sinu aju, tehnikat, mõtted, kõik asjad, see nii muutub elu. Kui mina veel käisin, see oli väga populaarne. Iga kord seda ETV-s näidetakse. Võib-olla ainult MasterChef praegu andis rohkem, kui kunagi Bocuse andis. No MasterChef on ikkagi Eesti nagu televisioonis ja see, ühesõnaga Eestis ta teeb su hästi kiiresti ikkagi nagu tuntuks, eks ju. Miks sa MasterChefi läksid? Sa oled juba nagu väga hea. See oligi niimoodi, et mul oli 3 korda aastakokkavõistlus, kus ma võitsin. Siis ma oli esindatud Eesti San Pellegrino võistlused. Siis nad otsivad... San Pellegrino maailm või on see Euroopa? See on ka maailm. Ja ma oli poolfinaalis teises kohas. Bocuse d'Or. Esialguses ma vaatasin, kuidas Halikov trennis. Pärast ise käis. Siis käisin Arturi Kazaritskiga, mis minu jaoks suur au oli. Ta sai 7. kohta maailmas. Sina olid siis kes tema kõrval? Transportimanager, kõik, kes talle köögi paneb kokku. Okei, kõik asjad kaasa saaks. Jäi midagi maha ka? Ei, autojuht. Peale seda ma ka oli pool aasta Ukraina Bocuse d'Ori tiimi peatrenner. Ja 1 kuu enne võistlus hakkas sõda. Assavana. Õnneks ma tuli siia täpselt, läksin poega paraadi vaatama ja siis kõik see juhtus. See on nagu suur, ma ei tea, suur asi tegelikult kokkadele. See on nagu sport. Miks nagu sportlased trennivad, jah? Au ja kuulsuse nimel ka natuke. Ego võib-olla, jah? Muidugi on. Võib-olla ego, võib-olla see ongi nende tee, kuidas sa kuulsad said võib-olla. Ma arvan, see ongi minu tee. Kui praegu kuulavad noored kokad, kes on siin võib-olla 2 vahel, siis kui sul on võimalik neid nagu tõugata, ma ei tea, et Pokustorile või mõnele teisele võistlusele, siis mis oleks see innustav lause või need laused, mis sa ütleksid? No teadvad, mis kõige raskem oli, kui ma treenisin selle Bocuse d'Ori. Iga päev sa teed midagi, sulle ei meeldi,
sa teed seda valesti, sa lähed koju, ärkad hommikul ja teed seda uuesti. Seda nimetatakse distsipliin. Ja ma arvan, siin on kõige tähtsam ongi distsipliin, esimene asi, teine asi, et kui sa ei proovi, sa ei tea, kas saad või mitte. Alati on vaja proovida. Sama aasta kokkale. Esimene kord ma läksin 2010, sain 8 parima hulga, viimane koht. Teine kord ma läksin peale Šveitsi, läksin 2011, keerasin kõik pekki. Ilusti ütlesid praegu, aga me ei pea piiksu isegi peale panema. Aitäh. Aga mis sa pekki keerisid, midagi kõrbes, kas võib niimoodi olla, et sa oled seal võistlustel ja tõesti, ma ei tea. Võistlusel on üks reegel, kui treeni ajal sul see ei tule välja või nii ja naa tuleb, seal sa keerad seda. Ehk siis, kui sul on midagi repertuaaris, et mõnikord nagu õnnestub ja tahaks seda teha, sest see on äge, aga ja ongi probleem, et mõne inimesed üks kord proovivad, teine kord proovivad, ei tule välja, kõik see ei ole minu oma, ma ei taha seda teha. Ja siis kui ma teine kord keerasin kõik pekki, ma mõtlesin, nüüd ma pean rohkem treenima, ma pean nagu täiesti suunata ja nagu aasta aega ma oli otsinud ideid, ma aasta aega oli otsinud retseptid, erinevad kööginõud ja nii edasi. Ja kui ma kolmas kord läks, ma nii puhtalt võitsin mingi 50 punkti üle esimese kohta oli. See ongi, see võib olla energia ja tunne, kas sa tahad võita või mitte. Aga võib-olla see oli see, et sa võtsid ennast nagu kokku, et kas võis olla, et varem sa läksid natuke mütsiga lööma, et ma niikuinii oskan. Tihti nii juhtub. Ja siin on ka väga tähtis asi, kui kontsentreeritud sa oled. Kas sa, näiteks mõned inimesed räägivad, et mehed on parem kokkad kui naised. Oled sa selle faktiga nõus? Kas te olete sellest kuulnud kunagi? Et mehed teevad paremini süüa kui naised? Siin on naised isegi nõus. A teate, miks nii on? Minul on mingisugune üks mõte lihtsalt sellega seoses. Ma tean lihtsalt, et meestel on vähem stressi. Ei. Ja nad teevad nagu vabamalt seda kuidagi. Ei. Ei, nii? Kes seda su ütles? Ei. Ma tõin selle... Sellepärast mehed surevad varem, jah? Vähem stressi, jah? Ma oli ka selline pakkumine kuulnud, et meestel on mingi teine maitsed kui naistel. See on ka vale, see ka ei ole see. Tegelikult asi on sellest, et mehed on väga otse mõtlejad. Kui nad teevad süüa, nad teevad süüa. Ma proovin liha. Sa seisad ja ainult sellest mõtled. Nad teevad ühte asja korraga. Sa ainult sellest mõtled. Väga hea. Naine, kui teeb süüa, ta mõtleb, mis kleidi ta paneb homme, millised asjad vaja lastele osta, kuhu mehega me puhkusele lähme ja nii edasi. Tal on nagu 100 000 neid mõtted korraga ja toit jääb ära. Absoluutselt. Kuidas me seda seletame lihtsalt Angeelika Udeküülile, ma mõtlen? Angeelika on parim Eesti naine kokk minu jaoks. Ja. Erandeid ikka on ju, eks ju? Ma väga respektin Angeelika, ta on väga tubli. Ja pluss tegelikult, miks nagu mehed on parem peakokkad, sest mingi hetk naine läheb sünnitama. Seda ma mõtlesingi ju kogu aeg. Vist ei oskanud seda lihtsalt väljendada võib-olla. Vähem stressi sa räägid, jah? Räägime siis filosoofiast ka. Igal kokal on, vaata, täna sa tulid ka, eks ju, oma leivanumbritega. Et sul on mingi kindel käekiri. Mis filosoofia sul köögis on? Mida sa seal praegu, mis see sinu tõekspidamine on? Kui ma Taanis töötasin, mulle väga meeldis see Nordic cuisine ja see mõte ma tegelikult tõi Eestisse. Ja võib niimoodi öelda, ma olen mitte propagandeerija, popularisaator Eesti torainetest. Ja mulle väga meeldib hea toraine, ta on kuningas. Sellest kõik alustatakse. Ja mulle meeldib puhtad maitsed. Aga sama ajal vahest mulle meeldib, et ikkagi
inimene alati alguses sööb silmadega. Nõus, absoluutselt. Esimene touch, pärast tuleb lõhnad. Kui lõhnad on väga pahad, siis sa kunagi ei söö seda. Ja? Meil nagu 80% maitse tuleb ninast. Ja pärast tuleb maitse ja lõpuks tuleb järelmaitse. Nõus. Et ja niimoodi tihti räägitakse, kas sulle meeldis see restoran või mitte. Kui sa sellest mõtled 3 päeva pärast, siis restoran oli hea. Kui ei mõtle, siis oli tavaline. Okay. Näiteks mulle ei meeldi, kui sa sööd ja ei saa aru, mis asi see on. Kui sa mõtled, kuidas see kokk seda tegi, see on nii äge. See on teine asi. Saad sa üldse rahulikult restoranis käia, et sa lähed ja naudid ja oled? Ikka. Vein on olemas. Ja, siis see tõmbab. No ikka, kui sa lähed, ma ei usu, et sa istud ja ei vaatad, sul ei ole sellised mõtted nagu restorani omanik, hästi lampid tehtud või kui halvasti lampid tehtud, näiteks. Mõnikord mõtled. Ja salvrätikud, odav või kallis. Kas klaas on hea klaas? No alustuseks on oluline, et klaas oleks puhas muidugi, et ei oleks mingisuguseid eelmise kliendi huule. No see on sinu oma. See on minu huule läige või? On ju? Ja muidugi sa pead neid detailid vaatama ja see võib-olla on kõige huvitavam osa, et restoran ei ole ainult toit. Restoran on elamus ja kogemus. Väga ilusti öeldud. Väga ilusti öeldud. Kuule, siin jääb küll aplausi. Äkki räägime paari sõnaga sinu praegusest restoranist ka, et kas sa oled nüüd jõudnud koju, et seal siis seal oled Pavel sina ja sinu toidud, räägib sinu lugu. Kuidas see sündis? No, kui sõda hakkas, siis... Ilus algus. Kuidas su restoran sündis? No vaata, sõda hakkas. Mind leidis investor, partner ja pakkus koos restorani teha. Seda ennem oli käinud söörestorani, kus ma ennem oli, mis ka oli minu oma ja peale COVID me kahjuks panime seda kinni. Siis alguses meil oli mõte teha lihtsalt selline pagari koht. Mul tegelikult on pagar. Mul on see pere business, et teeb leiba, ema peseb nõud ja kõik on tööle pandud, väga kõik sõbrad ka töötavad meiega koos. Ja tuli välja, et pagar ei läinud hästi, seal me tegime chef's table'i ja nüüd kasutame nagu 3. saal, aga lõpuks meil on väga hubane väike restoran mere ääres, hea teenindus. On ikkagi sama või? See, et pagar ei läinud, et aga... Ta teeb leiba ikkagi, me iga päeva teeme... Et sama Ja, sama Ei, ma mõtlen, et... Viielos on teine on sama, jah. Ja praegu see ongi selline autoriköögi restoran, kasutame 15 erinevat talud. Eesti toorane. Ja nagu neid asjad, mis me pakume, need on head. Võib isegi öelda, et me oleme praegu TripAdvisoris esimesel kohal Tallinnas. Väga kõva sõna. Kuule, väga kõva sõna, jaa. Kuidas restoranil läheb? Peale Masterchefi päris hästi läheb. On, väga hea. No võt, näed, tuleb osata ära kasutada, eks ju, neid asju, mis meil antaks. Jah. Seda on hea kuulda. Teeme suure aplausi ja lähme valmistame vahepeal magustoidu teile ette. Tõesti on hea. Okei. Nüüd on päris raske öelda, mis lemmikroog on. Ei pea olema. Ja võib olla. Ja parem kokk. Lemmikkokk võiks olla. Jumala hea. Oskab süüa teha. Magustoit on serveeritud. Tegime ka väikese hindamise ja mis selgus, magustoit on võitja, pearoog on teisel kohal ja mosaiik on pearoal tegelikult kannul. Ehk siis samamoodi. Kõik plaanis oli. Ja. Kas me võime seda gourmet või restoranitoit, kuidas me seda kutsume?
kuidas sulle meeldib? Mina kutsuks, et see on selline high level, mega hullult hea gurmeeroog. No kui see toit tekib sellised emotsioonid. Äge. Tead, sellega on väga lihtne, ma ütlen ausalt, ma isegi maksaks selle toidu eest. Raha. See on väga suur kompliment, sest jumala tihti sa käid restoranis ja no ei kipu, me ennem rääkisime, ei kipu tagasi. Tegelikult see on üks minu köögireegel, et tee seda toitu nii, et sa ise sellest maksad. Vot see on hea, ma võtangi selle siit üle, väga hea, tõesti, et sa ise ka maksaksid. Aga kuidas teil kodus käib? Räägime natukene sellest kodusest elust ka, et kui sa restoranis teed iga päev süüa, möllad hommikust õhtuni, jalad rakkus, kas siis kodus ka, kes kodus süüa teeb? Vaata, mu naine on ka ekskokk ja tegelikult me saime tuttavaks Sankt-Peterburi, kui me mõlemad läksid võistlema Eesti tiimis. See San Pellegrino? Oli ka selline asi nagu Baltic Culinary Star, mis oli 11 aastat järjest, mis Eesti võitis 7 korda. Sa oled vist kõik kokandusvõistlused, mis olemas on? No mitte kõik. Kas on mõni kokandusvõistlus, kus sa käinud ei ole? No võib-olla sellepärast oli igav, sellepärast Masterchefile läks. No, et jah. Aga on mõni võistlus või on mingi kuskil kuklas, et võt sinna võiks minna? Ma olin kuulnud sellest nagu Global Chef, ma ei ole seal osalenud. No võib-olla kunagi uuesti Bagüüsile lähen. Väga tahan. Lihtsalt ei ole mul vaba 1,5 aasta. Aga küll see aeg tuleb. Mis te arvate, kas Pavel võiks ühe korra veel minna Eestit esindama? On ju? Mina ka ei tea ühtegi paremat kandidaati välja pakkuda, nii et palun tee seda. Aitäh. Nüüd peame seda minu naisele näidata. Ja, me pärast paneme sellest kokku väikse memo ja saadame su naisele e-mailile, et ta teab selle kõike. Eriti palju neid aplausikohti ja siis võtame seda tagumisi inimesi, kes püsti tõusid ja kõike seda. Aga ma ei saanud vastust, kes süüa kodus teeb? Mõlemad teeme. Teete mõlemad? Isegi laps teeb. Isegi laps teeb? Kui vana on? Varsti 9 aastat tuleb. Aga mis on lemmikroad, mis tavaliselt siis teie kodus süüakse? Tavalised asjad, borš, kotletid, kartulipüree, vahest poeg Martin, me koos teeme pilmenid või piitsad. Sellised asjad. No, kokaelu on üldse väga romantiseeritud eriala. Absoluutselt. Kodus kõik kokad tavalised asjad söövad. Tihti kokad peale tööd lähevad, ma ei tea, Circle K's või McDonaldsile. Aga oled sa seda teinud? No, ma McDonaldsi ei armasta, aga Circle K oli käinud. Ja. Oled ikka käinud, jah. Sest et vaata, kui sa tööpäeva lõpetad, siis sul on sealt nagu just, kui vaata nagu esinejad ütled, ka siuke mahatulegu aeg on, et... Probleem, et sa oled kogu aeg köögis, neid lõhnad, nad segavad sulle, sa ei taha süüa üldse. Kui sa õue lähed, kohe... Ja, tahad värske õuges. Selline isu tuleb. Ja siis on tavaliselt normaalsed kohad kinni ja siis sa lähedki nendesse kohtadesse, mis on ööpäeva ringselt või midagi sellist. Aga kui me saaks nüüd piiluda sinu külmkappi, siis mis sellised elementaarsed toorained sul külmkapis alati olemas on? Piim, sai, selle tõttu või ma kasutan seda, mulle meeldib. Ke, ja. Mis veel? Kohupiim. Aga ketšup on? Ketšupit ei ole. Sinep on. Sinep on. Kodujuustu? Kodujuustu, jah. Kodujuust meeldib, jah. Muna on alati õige. Jah, kui sa teed kodus süüa, siis mina tavaliselt teen suure koguse, siis see jääb nagu järgmiseks päevaks ka. Kas on see ikka okei? See on väga mõistlik, jah. Et sa teed ikkagi hakliakastet või kotlet ja sa ei tee täpselt 6 tükki, vaid sa teed neid 16. No kokad on ka inimesed. Jaa, absoluutselt, jaa. Lemmik tooraine, ma tahaks ikkagi välja pressida, et kas sa oled nagu selline, armastad sa sealiha, kana või oled üldse mereannit? Me oleme täna päris palju kalast rääkinud. Mulle meeldib hea tooraine. Hea tooraine? See on nagu küsida, ma ei tea, muusikanti käes, milline sinu lemmiknoot? No mõni võib öelda, mis need noodid üldse, toore mi, fa, sol, la, si. Või ma ei tea, emal, kellel on 3 last küsida, milline on sinu lemmik. Tead, nad valetavad, aga tegelikult on raudselt on üks lemmik. Ma olen kindel. Ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib head asjad. No, ma ei tea, mõned restoranid liiga palju asjad teevad korraga, ma ei tea, sushid, pizzad, no ma vihkan sellised asja. Kui sa teed hea burgerit, tee seda, hea pizza, las nii jääbki, no ära sega kõik asjad.
On sinul tulnud ette ka väga populaarne, just Covidi ajal tuli see voltimine ja poltimine, kas sa seda ka teed? Kahjuks tegi, kui oli Covid, siis me alguses üldse hakkasime köögis toidud tegema ja oma autoga viisin meie klientidele. Pärast mul oli väike projekt, et ma tegi söörestorani alusel brändis asjad, mis me müüsime Kaubamajas ja Stockmannis. Et erinevad huvitavad asjad, näiteks hirve carpacciot või foie gras terrine, pluss meie vuutid oli, mul on väga populaarne üks rock vuut, mis on sama signature nagu kalamosaiik. Sellised asjad me tegime, aga no see ikka, kui ausalt, see nagu raha ei too. Et ikkagi mulle ei meeldi, kui inimesed karbides söövad. Võtame isegi pizza, no kui ta pool tundi sõidab, no okei, Tartus võib-olla mitte, aga Tallinnas see võib juhtuda. Ja see ei ole see, no mille eest sa maksad nagu. Sellega ma olen nõus, aga ta ongi mõned toidud, mida saab nagu nii-öelda karbiga osta, mõned, ütleme, pizza on halb näide. Pokeball on päris hea. Jah, täiesti nõus. Või siis mingi Hiina soust. Jah, Hiina alati on panen ja mingi nudlid kastme sees, et nad vähemalt ei kuiva ära selle aja. Mitu päeva nädalas sa üldse nagu oma restoranis tööl käid? 6, ikkagi pühapäev, mul on perepäev. Aga ülejäänud 6 päeva ikkagi hommikul lähed, õhtul tuled või on sul seal nüüd... No näiteks esmaspäev me oleme kinni, siis me menedžeriga teeme sellise kontoritöö, räägime, kuidas meil läheb, mis me teeme, ideid, muid asju. Teisipäeval mul on ka tavaliselt kontoritöö, sest mind on vaja reedel ja laupäeval. Sellised päevad ma alati olen. Reeded, laupäevad saad alati tööl? 99%. See on päris rets tegelikult ju. Mõelge, kõik reeded, laupäevad tööl. Kui suur meeskond on täna seal? 18 inimesed kokku. 18? Ja. Ja köögis on neist? Pool. Kuidas tiimi üldse täna leida on? Et muidu üleüldiselt ennem ka korraks rääkisime, vaata, et kokad on kuhugi ära kadunud, et... Väga raske. Ütlen ausalt, ma arvan, kõige raskem asi restoranis ongi see, et sa töötad inimestega. No, kliendid on inimesed, töötajad on inimesed. Kõigil on oma probleemid. Mul vahest sellised küsimused küsivad. No äkki teeme küsi, aga mõni mahlasem siia. Aga no ikka ma olen kuidas au oma tiimiga, sest meil ei ole nagu lihtsalt ühtegi inimest, kes tänavalt lihtsalt niisama tuli. Kõik on sõbrad või koos kunagi töötanud, et terve tiim saab aru, mis ta teeb. Ja nagu mul on suurem osa kelnerid on mehed, mitte 18 aastat, vaan on pigem üle 30 ja ikkagi nad saavad aru, mis nad teevad. Nad on täiesti fanatikud nagu mina. Mitte iste kohta oli restoranis sul? Alguses oli 40, nüüd me juurde panime 15. Ja sul on ikkagi sous chef siis seal keegi? 2 tükki. 2 tükki lausa? Ilma nendega ei saa. Ma alati räägin, et sa oled nii kõva peakokk nagu sinu kõige nõrgem kokk. Sellega ma olen ka nõus. Väga hea, väga ilus, väga hästi öeldud. Kuule, aga tahaks, tegelikult ei tahaks, aga räägiks tagasilöökidest ka. Mis on su näiteks kokanduskarjääri juures kõige sellisem nagu, ma ei tea, midagi on ikka ju untsu läinud? No Covid aeg, ma arvan, kõigedel kokkadel oli nii jälle pi. Mul mingi hetk lihtsalt kontol oli mingi 23 € ja pidi viimase 2 maksud autolainu maksma. See oli päris paha aeg. No see oli ütlen ausalt, sest alati räägitakse, mine koka õppima, sa alati saad süüa teha, sa alati saad süüa, sa alati raha saad ja sa alati inimesed on alati söövad, et sul on alati tööd. Juhtus nii, et meil maailmas 1/5 restorani läks kinni. Päris suur. Et tegelikult miks praegu Eestis teenindus läks väga alla, sest päris palju vanakelnerid, nad lihtsalt lõpetasid oma karjääri. Kui siin
3 korda panetakse kinni aasta jooksul ja palka ei maksatakse, noh, mis sa teed? Ma arvan, see ongi kõige suke vastik aeg üldse, mis kunagi oli. Sul on praegu iseenda restoran, on sul veel mingid unistused, kuhu edasi? Puhkama, jah. Puhkama, jah? Kuna see on? No tegelikult täna hakkas. Täna hakkas? Puhkus või? Võtsin puhkust, et sinu juurde tulla. Kuule, see on aplausi vähe. Ega sellega, et sa siia tulid, ega sa teadsid ette kätt, ega sa ei tea, kuna sa siit minema saad? Ei, no ma pühapäeval lendan Pariisi ja... No võt, see on hea, siis on puhkust. Nii, aga teeme nüüd selle saali küsimuse või, see tundus hea. Kõigepealt Paavile, mis motiveerib sind hommikul üles hakkama? Minu pere, minu iseloom. Laiendame küsimust, et mis motiveerib siis sealt edasi tööle minema? Tead, mulle tegelikult väga meeldib kokkatöö. Lihtsalt, nagu ma ütlesin, ta on väga romantiseeritud. Noh, kokkad käivad ilusad sellised. No, palju sina tööd teed? No, palju mina tööd teen? Mina teen väga palju tööd. Ei, mitte selles mõttes. No, ma arvan, et tegelikult hästi rääkida. See on ka suur töö. Ja nagu mina täiesti saan aru, palju sa tegi neid 20 aastat. Absoluutselt nõus. Kas sa oled mõelnud selle enda karjääri jooksul, et see amet on nii raske, et ma panen selle maha ja teen midagi muud? Mul tegelikult peale COVID-i oligi selline aeg ja kui söörestoran läks kinni, mingi hetk ma läksin SEO õppima, see on põhimõtteliselt marketing ja IT. Ja mõtlesin, no võib-olla seda proovin. Ja oli päriselt, no on inimesed, kes saab terve päev arvutis istuda, on, kes ei saa. No ikka on nii. Tegelikult see on väga igav. Ja mingi hetk mulle helistati, kuule, kas te tahate Kiievisse tulla? Meil on siin õhtussöök. Kiievisse? Ja, no see enne sõda oli. Ja siis ma mingi 2-3 pakkumist sain, mõtlesin, okei, ma ikkagi siin rohkem raha teenin, see mulle rohkem meeldib ja mul oli isegi see suke tunne, kõik minu töötajad nimetavad mind šef ja oma vahel isegi kelnerid nimetame šefid. See on nagu suke au ja vot kui COVID juhtus ja ma ei ole köögis töötanud, ma kaotasin seda nagu auastme, et ma olen šef. Ja mulle nii meeldib, et ma olen šef ja mulle meeldib, kui mind niimoodi nimetakse. Ja pärast ma sain aru, no võib-olla kunagi ma ütlen, et kõik aitab küll, no hetkel ma ei saa aru, kuidas teistpidi saaks. Väga hästi. Üks tubli kokk on meil tõesti, kes paneb lõpuni välja. Sa tahtsid minult ka midagi küsida või? Praegu õnneks on nüüd see jälle kodukokkade hooaeg. Et siis ma ei saa minna. Mis seal salata, nii nagu Pavel ka ütles, et inimesed on erinevad. Et ka mind on kutsutud Pokustoorile Eestit esindama. Mina lõin põnnama. No see oli ka, ütleme, siis oli veel Dmitri Demjanov, kes seda eest ajas, see võis olla äkki 10-12 aastat tagasi. Mina tundsin, et mina ei ole siis valmis. Ja ma ei tea, ütleme niimoodi, et Masterchefi võime ju minna naljadega ikka. Selles suhtes see on ikkagi pool meelelahutus, ma ei julgeks öelda, et seda saab võrrelda Pokustoori või aastakokaga, et natukene nad ikkagi erinevad on. Üks on meelelahutuslik telesaade ja teine on päris asi kuskil Prantsusmaal Lyoni linnas. Et sellepärast ma lihtsalt austangi Pavelit nii väga, et tal on see julgus, et ka aastakoka puhul, et sa käisid seal ka niimoodi, et sa põrusid. Et võib-olla ma kardan põruda, et tegelikult võib-olla ma peaksin mõned korrad põruma ja siis ma läheks, aga ma ei tea, jah. Mina kui võistlen, siis ma võistlen spordis. Kes ei riski šampanja ei joo. Ja peabki seda šampanja joomist vähendama. Aga ma tahtsin küsida siia lõpetuseks ühe olulise küsimuse veel. Michelini täht,
kui oluline, kas see on ka midagi, mida Pavel vaatab ühest silmanurgast, et on see üks sinu võistlus, mida sa tahaksid või ajad taga salamisi või mis sa sellest arvad? No ma arvan küll, kõik tahavad seda. Lihtsalt kui me võtame nagu ärist, Michelin tärn ei too sulle raha. Ei too, kindlasti mitte. Ja rekomendatsioon võib olla. Ja no vot, mina arvan, et ma tahan rekomendatsiooni kätte saada. Ma mõtlen, mis sa muutma peaks tänases kontseptsioonis, kui sa räägid enda restoranist? Mina ei tea, kõik räägivad, kus su tärn on. ja, ei no absoluutselt, kui me vaatame ka tänasid roogasid, siis võiks öelda, et Michelini täht võiks olla. Ei kommentaari. Väga hea, aga head sõbrad, suured tänud, et tulite restorani Aplaus, aitasite meil Pavliga teha väga laheda köögikohina, see on meie 10. episood, see on meie selle hooaja viimane, mis köögikohinatest edasi saab, sellest te veel kuulete. Nii et teeme ühe super mega aplausi, täname. See on üks teatrivääriline aplaus. Mega! Köögikohinad, kuule, 10. episood tehtud, hooaeg läbi. Mega tänud sulle, et sa tulid Tartusse. Iga kokk joob kohvi, siin on sulle superbandiit ja Gemossilt kinkekaart. Mine, ma ei tea, osta näiteks uus teravnuga. Aitäh sulle. Aitäh tulemast. Kas šokolaadikooki saab? Jah, saab. Lähme teeme. Ega! Lähme. Juba kartsin, et seda ei saagi.